Me oleme nagu kogu aeg püüdnud kultiveerida sellist organisatsioonikultuuri, kus inimestel on selge sõnaõigus, vastutuse ja otsustuspädevus ja võimalus ennast teostada. Ja siia juurde kõrvale pandud on ikkagi, ma usun küll, ka ääretult pingutusele sundiv, aga selge ja arusaadav motivatsioonisüsteem, et mis on võimalik nii tööalaselt kui ka rahalises mõttes ikkagi teenida, kui sa piisavalt pingutad. Ja seni inimesed on siiski püsinud ja selliseid suuri lahkumisi ettevõttest juhtimise poole pealt, mis ei oleks nagu põhjendatud või arusaamatud mulle, et neid tegelikult väga ei ole olnud, eks. Motivatsioonisüsteemi puhul on suur tähtsus selle just, et ta selge oleks, et kõik saavad ühtemoodi aru. Kindlasti ja meil vähemalt on ta aastaid olnud ikkagi küll natuke tütarettevõteti erinev tulenevalt nende spetsiifikast, aga see põhikriteerium minu arvates nii on, kui ka peab tulevikus olema see, et ta on selge, läbipaistev ja minimeeritud on subjektiivseste otsuste tegemise võimalus erineva taseme juhtide poolt. Ehk kui inimesed võivad kindlad olla, et mingi süsteem toimib, ükskõik kas see on motivatsiooni või muu süsteem, ja nad saavad aru, neil on võimalik endale selgeks teha, kuidas, miks ja mis mehhanismidega see asi toimib, siis on nende kindlustunne ettevõttes kindlasti ka tunduvalt suurem töötada kui sellises segases vees, kus sa ei tea, mis homne päev toob. Ei saa salata muidugi, et viimane see sama jälle, kuhu me mitu korda oleme tagasi põrganud, et see 1,5 aastat või aasta selliseid turu kukkumise nagu aegu on pingestanud paljuski ka neid erinevaid motivatsioonisüsteeme ja inimeste kindlustunnet, aga täna me usume, et me oleme nagu siiski selles osas suutnud pildi küll mitte täiesti puhta, aga sellise enam-vähem läbinähtavaga inimeste jaoks hoida, et nad usuvad, et on võimalik siin hästi tööd tehes ka hästi teenida ja teist külge pidi olla heas professionaalses sõbralikus kollektiivis, mis nagu teine alus on lisaks rahale töö tegemise puhul, eks. Kas need motivatsioonisüsteemi rahalised osad on üles ehitatud pigem individuaalse panuse peale või meeskondliku panuse peale? Ei saa salata, et kui ma järgi mõtlen, siis sellise individuaalse saavutuse peale meil peaaegu üks-ühele taandavat motivatsioonisüsteemi elementi ei olegi. Juba tulenevalt ettevõtte tegevusspetsiifikast ja ülesehitusest on kõik meie erinevate nii-öelda valdkondade töötajad moel või teisel ikkagi kas suurema või väiksema meeskonna panusega seotud ja oma osakaaluga sinna meeskonna töösse. Et eks see hakkab ehituse projektpersonalist, kes kuskil ehitusplatsi peal peab selle konkreetse ehitusobjekti töö korraldama, tema motivatsioonisüsteemist pihta, et selle platsimeeskonna motivatsioonisüsteem on üks ja ühine, seal võivad olla osakaalud sõltuvalt vastutusastmetest erinevad, aga samas printsiip on olnud see, et keegi eraldi preemiat või täiendavat lisaboonust teenida ei saa, et kui teenib, siis teenib meeskond ja seal vahel jaotub siis see boonus õiglaselt. Ja täpselt samamoodi kandub siis süsteem edasi kontorisse, tehnilistesse tugivaldkondadesse ja nii edasi kuni juhtkonnani välja, et me oleme püüdnud vältida olukorda, kus näiteks juhatus saab preemiat ja töötajad ei saa preemiat ja nii edasi. Eks siin lihvimist ja parandamist eri aegadel on nagu pidevalt, aga printsiibid on küll läbi aastate olnud ühesugused.